tänase jäätise retsepti võtame siis Angeelika Kangi raamatust Jäised ahvatlused. Ja siin on selline alguses kohe selline põhiretsept, ise tehtud vaniljijäätise põhiretsept, mida on siis hea võtta aluseks ja siia segada hiljem tegemise käigus erinevad komponente ja niimoodi me saame väga huvitavaid ja erinevaid jäätise kooslusi proovida. Ja põhiretsepti komponendid on siis 1 vaniljekaun, 4 detsiliitrit piima, 6 munakollast, 2 detsiliitrit suhkurt ja 6 detsiliitrit vahukoort. Kõigepealt valame piima kastrolisse ja lisame sinna piima hulka ka vaniljekauna, esialgu tervelt ja siis kuumutame seda piima keemistemperatuurini ja soovitatakse teda siis kuumutada siuksel parajal tulel, et ta mitte põhja ei kõrbeks. Tundub, et kohe hakkab piim keema, näete, juba mullid on näha ja õhus on tunda ka juba tugevat vaniljelõhna. Ja nüüd tuleb siis välja võtta vaniljekoor ja vaniljekoorest tuleb välja võtta seemned. Vaniljekoor on üks väga peenikene ja imelik koor. Ikkagi tuleb sealt seemned välja võtta. Ja miks need seemned siis välja võtta tuleb? Sellepärast, et siis on maitse tugevam. Vaniljekauna seemnetes peitubki maitse. Ahaa, võt nii. Põhimõtteliselt see plöga oligi siis vaniljekauna seemned olid sellised. Selle koore paneme ka veel siia sisse. Ja koor ka veel sisse. Nüüd tuleb vahustada munad siis heledaks vahuks koos suhkruga. Need on munakollased just nimelt. Peale seda, kui piim on seisnud koos vaniljega umbes pool tundi, siis tuleb piim uuesti panna pliitale ja kuumutada seda. Ja siit on nüüd näha ka, et need vaniljeseemned on tegelikult nagu siukene must puru siin piima sees. Et täpselt selline peabki välja nägema. Peale seda, kui piim on nüüd uuesti ära kuumutatud, tuleb vaniljekoor välja õngitseda. Ja vaniljekoorega on siuke lugu, et tegelikult peale seda, kui ta on ühe korra ära kasutatud jäätise tegemisel, võib seda puhtaks pesta, ära kuivatada ja seda saab veel kord kasutada, näiteks suhkru maitsestamisel. Ja nüüd hakkab jäätise tegemisel üks väga keeruline ja väga ohtlik protsess ja see on see, et nüüd tuleb see kuumaks aetud piim kallata hästi peenikese nirega siia vahustatud munadele peale ja mune tuleb pidevalt segada. Hästi tasakesi. Kui seda kiiremini valada, mis siis juhtub? Siis tõmbab muna tükki. Munad tõmbavad tükki kohe. Itti tule korra appi. Kohe ruttu. Hoia kaussi kinni. Aga samas on ka oluline see, et piim oleks munade peale kallates ikkagi kuum. Nüüd seda piima ei tohi ka maha jahutada, eks ole. Sellepärast me lasimegi uuesti keema. Peale seda, kui jäätise segu on valmis segatud ja uuesti kastrolisse kallatud, tuleb ta panna pliita peale ja kuumutada hästi tasasel tulel 10 minutit. Meie enda pliital keerasime pliita nupu 2 peale, et igaüks teab, kui palju tema pliital see õrn tuli on.
ja kogu selle 10 minuti jooksul tuleb jäätise segu kogu aeg segada. Sellepärast, et siin on väga suur oht, et see segu võib kokku tõmmata, sest siin on muna ja on piim. Need mõlemad komponendid koos ja lisaks suhkur, mõlemad komponendid koos on sellised, et jõle kergesti läheb see segu kokku. Ja siis muidugi, kui peaks siuke asi juhtuma, et segu on kokku läinud, siis ei ole midagi muud teha, kui see segu ära kallata ja uuesti otsast peale hakata. Nii et päris kaalukas etapp on praegult. Jäätisesegu on nüüd valmis või vähemalt meile tundub, et ta on valmis. Ja tegelikult on üsna raske aru saada, millal on jäätisesegu tegelikult päris valmis. Aga selle jaoks on olemas väike nipp. Nimelt tuleb seda jäätisesegu testida lusika peal. Ja kui sa tõmbad näpuga üle lusika ja jäätis ei voola kokku selle lusika triibu pealt, siis on jäätisesegu valmis. Ehk siis see segu peab olema piisavalt paks. Seejärel tuleb jäätisesegu sõeluda läbi sõelakaussi selle jaoks, et vaniljatükid ja võimalikud väiksed munatükid, mis on äkki kokku tõmmanud, et need jääksid sõela peale. Nii, peale seda, kui siis jäätisesegu on jahutatud külmkapi temperatuurini, tuleb sinna lisada siis vahukoor ilma vahustamata, lihtsalt juurde kallata. Nii. Rammus. Väga rammus. Ja kuna meie teeme maasikajäätist, siis järgmisena tuleb panna maasikatoormoos. Umbes 2 detsiliitrit. Ja. Nii, ja küll. No võt. Nüüd õnn on, et meil on praegusel hetkel on kodus on teine jäätisemasin veel. Me saame paralleelselt teise jäätisemasinaga teha teise laari panna käima. Aga muidu oleks pean lihtsalt ootama. Nii, ja ega midagi, kui kaan jälle peale. Ja mootor külge. Nii. Ja käima, ma arvan, võib siia kohe panna mingisuguse, noh, mis sa pakud, 40 mintsi või? Siin saab 50 ja 15 panna. Vahe 50. Nii, ja hakkas käima. Ja tundub, et meie koorejäätis on valmis saanud. Ja nüüd tuleb siis võtta pangekene välja, sellepärast, et muidu ei saa pangest, ei saa seda jäätis kätte, kui sa seda välja võtta. Nüüd ma olen juba targem, ma panen siia sükse, näed, sellise salvrätiku panen alla, majapidamispaberi. Ja siis püüan siit ka selle heebli kätte saada. Miia, palun too mulle üks taldrik. Ruttu. Väike. Nii, heebli kätte. Seda võite lahkuda seal, mis on sinna laua. Ja nüüd saab siis jäätise vaikselt välja võtta siit.